mis ta ütleb. Ja nüüd hakkas. Nüüd Väga näitas, hea. et on. Aitäh. Nii, just nüüd ütles, et hakkas salvestama. Ühesõnaga tere, mina olen Päästeametist Anja Olev ja olen kriisiteadlikkuse talituse juhataja ennetuste osakonnas. Ehk siis see toetusmeede koos Riigi Tugiteenuste Keskusega on siis meie välja töötatud ja meie soov, et korteriühistutele selline tugi tuleks. Nagu siin vist chatis ka juba korraks kirjutati, et kui on küsimusi, siis kirjutage chatti ja siis äkki Urve ja Tea aitavad siis silma peal hoida minu ettekande ajal, et mis küsimused on tehtud. See tegi mikrofoni omane, vaata. Selleks mikrofon tööle arvutis võetud, uuesti läheb mikrofon kinni. Ja, aga üks tuli põleb, aga kui ma vajutan, siis ta ei tee. Nii. Ühesõnaga, väga palju rahvast koguneb. Et mina teen ettekande siis määruse kohta ja selle järgselt siis Erti Suurtalu ka Päästeametist räägib natukene generaatoritest siuke 10 minutit ja siis saab on ju Riigi Tugiteenuste Keskus juba sõna. Nii et ma siis jagan oma ettekannet ja räägin siis määrusest. Nii. On ilusti paista. Läheme. Nii, midagi pärast Kaja. Ühesõnaga tegemist on siis toetusmeetmega korteriühistutele kriisivalmiduse suurendamiseks. Ja oleme seda nüüd umbes pool aastat välja töötanud ja ma siis lühidalt räägin ka miks. Sellepärast, et väga suur hulk Eesti elanikest, ligi 70% Eesti elanikest elab korterelamutes ikkagi ja see on kriisi vaates on see üks väga suur number. Ja 2023. aastal tehtud uuring näitab, et ainult 3% nendest inimestest, kes kortermajades elavad, omavad kriisivarusid. Tegemist on tõesti vana uuringuga tegelikult juba 2 aastat tagasi ja sellel aastal tulevad meil uued andmed, aga siiski see number on hirmutavalt väike. Ka Statistikaamet näitab tõesti, et enamus korterid köetakse ikkagi kaugkütte peal ja sellepärast ongi oluline, et kui kaugkütteteenuse pakkuja pakub siis kütet kuni majani, siis on oluline, et see võetakse ka majast korterelamus vastu kuidagi. Ja selleks on enamasti ikka generaatorit vaja. Ja see on ka see, miks me sellise toetusmeetme siis välja töötasime. Et ma olen siin ka seaduse välja toonud, et kuna kaugkütte tagamine on nii-öelda KOV-i pärusmaa ja kõik kaugküttefirmad saavad elutähtsa teenuse osutajateks, siis tegelikkuses kõikidel kaugküttefirmadel on kohustus läbi mõelda ja ka pakkuda teatud tundide jooksul siis kõikide majadeni kütet. Ehk siis seda infot saavad siis kortermajad kohalikest ma vabandust, segan korra. Ja. Nõutsiga versioon paistab välja praegu kõikidele. Aha. Nüüd sobib. Oota, nüüd on hea. Nii, nüüd on hästi, jah? Sobib. Hästi. Nii et kõik kaugküttefirmad saavad elutähtsa teenuse osutajateks ja see tähendab seda, et neil on kohustus pakkuda kaugkütet kõikidele siis majadele. Et loomulikult tavaliselt esirinnas on igasugused lasteaiad, koolid ja nii edasi ja tiheasustusalad, aga ka ikkagi hajaasustusaladele ühel hetkel teatud tundide jooksul või näiteks 72 tunni jooksul peab ikkagi see küte ka jõudma. Nii. Ja nüüd siis meie toetuse eesmärgist. Nagu ma ütlesin, siis see on suurendada korteriühistute toimepidevust. Meetme eelarve on siis peaaegu 1,3 miljonit ja toetatavad hooned on siis see, kus saab vähemalt 3 korteromandit. Ehk siis seal, kus tuleb korteriühistu loomise kohustus. Ja taotleja ongi siis korteriühistu. Abikõlblikkuse periood on siis taotluse esitamisest kuni 30. novembrini. Ja toetuse määr on 100% toetatavatele tegevustele. Ehk siis see tähendab seda, et oma osalust me ei nõua. Ja ühe korteriühistu kohta on ülemmäär siis 10 000 eurot. Ja toetatavad tegevused
on võimalik teha kõike ja on võimalik teha ka ühte tegevust korraga. Et on võimalik soetada nii generaator ise, ehitada välja avariitoide, sellega seotud ehitus- ja rekonstrueerimise ja projekteerimistööd ja ka tehtud tööd siis elektriauditi osa. See tähendab siis seda, et kuna nõue on see, et korteriühistutel, kes tulevad toetust taotlema, peab olema olemas nõuetele vastav elektripaigaldise audit. See peab juba enne taotlust olemas olema. See, mida seadus nõuab korteriühistutelt, et peab audit olemas olema. Siis kui tehakse nüüd elektritöid, siis tuleb teha lisamõõdistusi ja need lisamõõdistused on siis projektis abikõlbulikud, mis tehakse elektriauditile lisaks. Terviklik elektriaudit peab olema olemas juba majadel, kui ta toetust taotlema tuleb ja abikõlbulik siis on ainult see osa, mis tehakse lisaks nende tööde käigus, mida siis taotletakse, ehk siis elektritoite avariitoite välja ehitamine ja generaatori ühenduse loomine. Tõin siia välja osad nõuded. Määruses on loomulikult rohkem nõudeid, mida saate ise juurde lugeda. See kõik, et korteriühistu ei tohi võlgu olla ja et peab olema eelnevad Euroopa Liidust tulevad toetusmeetmed korralikult tehtud ja nii edasi. Aga tõin välja siis sellised tähtsamad või sellised, mis võib-olla natuke küsimusi tekitavad, et 80% peab olema siis füüsilisi isikuid seal korteromanikest, see elektripaigaldise audit, mis ma juba välja tõin ja on vaja ka korteromaniku üldkoosoleku otsust, et tullakse seda toetust taotlema ja mis kohustused siis selle projektimeetmega juurde tulevad. Toetuste menetlemine siis käib jooksvalt. Ehk siis nii kui korteriühistu taotluse ära saadab, siis tegelikult 14 tööpäeva jooksul saab ta siis otsused, kas see on rahuldatud või rahuldamata, et kas ta saab siis muudatusi teha. Ja kui on otsus tehtud, siis 5 tööpäeva jooksul ka makstakse välja. Kui projekti käigus selgub, et on vaja mingites tegevustes või eelarves teha mingisuguseid muudatusi, siis eelarve olemasolu korral on võimalik ka teha toetuse saajal siis põhjendatud muutmistaotlus, et kui eelarvetel projektis alles on võimalik ka näiteks lisaraha taotleda, kui ei ole just maksimumi 10 000 juba välja küsitud. Ehk siis projekti elluviimise jooksul võib tekkida ka mingeid muutusi ja siis on võimalik seda taotlust teha. Aruandluse puhul on oluline, et aruandluse esitamise ajaks peab olema siis seal korteriühistu elanikud nii palju kui võimalik läbinud elanikkonnakaitse koolituse, mille viib läbi Päästeamet. Ma räägin sellest ka järgmisel slaidil detailsemalt, et mis see endast kujutab ja mida teha selleks, et seda koolitust saada. Aruanne siis tuleb esitada esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 15. detsembriks 2025. Kui on aruandes puudusi, on neid siis 5 tööpäeva jooksul võimalik veel parandada. Ja kui oli kulu väiksem, kui esialgu arvasite või toetuse summa, mis te saite, siis tehakse ka toetuse jäägi tagastamiseks. Antakse siis märku, et see summa tuleb tagastada. Ja elanikkonnakaitse koolitus, siis enne kui te aruandluseni jõuate, on oluline, et te võtaksite ühendust Päästeametiga, kes tuleb siis tegema teile koolitust, kus me räägime siis üldiselt elanikkonnakaitse teemadest, valmisolekust, varjumise olulisusest, ohuteavitusest ja räägime ka siis sellest generaatori et mida seal kõrval jälgida, et generaatori olemasolu üksi sellest ei piisa, vaid et kuidas tuleks läbima see kriisiplaan sinna kõrvale. Koolituse kestus on enamasti 90 minutit, 10 minutit siia-sinna, kuidas tavaliselt inimestel küsimusi on. Miinimum osalejate arv on küll siin kirjas 10 ja olenevalt siis on võimalik kokkuleppeid teha ka väiksemale grupile, aga siinkohal ikkagi panen südamele, et kui majas elab näiteks 100 inimest,
siis tegelikkuses eesmärk sellel koolitusel on see, et võimalikult palju selle kortermaja elanikke saaks siis seda elanikkonnakaitse koolitust ja kriisidest teadlikumaks ja saaks ka teada, et näed, meil on nüüd generaator, kuidas me läbi mõtleme, kes seda käima oskab panna, kuidas kütust varustada ja nii edasi. Et tegelikult on oluline nii palju kui võimalik selle korterühistu liikmeid peavad sellel koolitusel osalema. On võimalik saada ka venekeelseid koolitusi Ida- ja Põhjapiirkonnas, et kui see vajadus on. Koolitus on kõigile tasuta, mitte mingit rahalist kohustust sellega ei kaasne. Ja selleks, et see koolitus nüüd saada, tuleb kirjutada siis sellele e-mailile kriisikoolitus@paastamet.ee. Ehk siis veel kord, enne kui aruannet esitama hakkate, peate olema läbinud selle koolituse. Päästeametis me kontrollime seda, anname RTK-le ka vajaliku info, et see koolitus peab olema siis tehtud. See on aruande üks kriteerium. Nii, ja taotlusvoor tegelikkuses avatakse täna ja on avatud kuni 30. novembrini või kuni eelarvevahendite lõppemiseni. Ja määrus on siis leitav Riigi Teatajas, see tuleb RTK lehele ka ülesse. Ja tegelikkuses minu poolt määruse puhul on ülevaade antud. Kas, Anni, vabandust, siin on mõni küsimus, mida ma mõtlesin, et ei vasta, kui teiega põhimõtteliselt vaataks nad üle. Et üks küsimus, et audit on liitumislepingu eelduseks, kui liitumine on juba olemas, kas siis on ikka veel auditit vaja, kui vana see audit peab olema? Et sõltub, mis töid nüüd tehakse, mida teha tahetakse. Ma nüüd ei saa, milline see küsimus on, ma ausalt, see on see on siin üleval pool R peale, siin on veel üks, algab sellest IHAS. Kas korteriühistul võib laen olla? See meid ei peaks segama. Ei, tavaline pangalaen see ei sega. Küsimus on selles, kui te olete kuskilt toetusi taodelnud ja kuidagi neid väärkohelnud, te pole laene korralikult tähtajaliselt tagasi maksnud ja nii edasi, siis see on takistus, aga ei, tavaline laen ei ole mingi takistus. Kui on kõik maksed ja asjad tehtud ja pangast me ei kontrolli midagi. Just. Kas nüüd järgmine küsimus siin, kui hoone elektripaigaldise jooksva auditi nõuet kohustus? Oleks saanud ka siin küsida ja siin on pilt oleks olnud. Kas te küsite või kirjutate ja siis me järjest vastame? Anni, kas sa muidu näed küsimusi või? Jah, näen. Just vaatan, kus tahasid järjest võtma hakata. Ja just vist peaks, muidu me võime ka küll kirjutada, aga järsku te... Kui meil tuleb auditi spetsialist, siis vastab auditi kohta rohkem. No iseenesest selle auditiga on ju see, et kõikidele korterelamutele on auditi tegemine üldpindadele või see ühiskasutatavatele pindadele kohustuslik. Et kui see on tehtud nõuete kohaselt, on käinud elektrik, teinud selle elektrik, kellel on see auditi, peaks olema 6. Elektriku tasses, tema saab seda auditit teha ja audit on 5-aastane. Erti loomulikult sa võid mind parandada, ehk sa tead sellest auditi nõuetest rohkem, aga minu teada on nii. 5 aastat. Teeme järjest stardiarvutile. Ma tea, äkki see või oota, ma saan start. Nii. See ei olnud mina praegu. Pange palun mikrofon. Esimene asi, kui te koosolekule sisenete, pange palun mikrofon kinni. Ja vaatame, me võime ka nende auditi või nende küsimustele täiesti pärast vastused panna kodulehele üles. Et kui me... Urve, su mikrofon läks kinni. Vabandust, jah, et me võime ka nii teha, et me nendele küsimustele vastame pärast ja paneme kõik oma kodulehele need vastused, küsimuse ja vastuse ülesse. Et meil võib-olla läheb liiga palju aega praegu, siin on hästi palju auditite küsimusi, just auditiga seotud küsimusi ja tegelikult need on olulised küsimused. Lepime kokku nii, et auditi küsimused paneme me Riigi Tugiteenuste Keskuse lehele. Ma näen, et siin on ka palju küsimusi nende
Koosolekute kohta, siis tegelikkuses, kellel on üldkoosolek olnud, siis tegelikult korteriühistu saab teha otsusega kas või meili teel hääletusena, kui te tahate veel selles toetusvoorus osaleda. Iseenesest ainult ühte punkti hääletada. Korteriühistus peaks saama ju hääletust või otsust vastu võtta, kui sul on vähemalt 50% poolt sellel, eks ole. Või siis, kui ei tule kohale 50, sa saad ära tühistada ja siis sa saad või 3 häälega ka vastu võtta. Nii, kuidas korteriühistu seadus ütleb. Nii on täpselt samamoodi ka selle toetusvooruga. Et kui sinna on otsust vaja, siis esialgu vähemalt 50% elanikest peavad olema nõus. Aga kui on tõesti koosolek juba olnud, siis on see võimalus, et te teete selle hääletusega kuidagi meilidel näiteks, et inimesed saavad teada anda, et jah, ma olen nõus ja nii edasi. Ja see sama toetusvoor tuleb ka järgnevad 2 aastat, aastal 2026 ja 2027, kui see kord osaleda ei jõua. Tegelikult ütlen ka siia kommentaariks juurde, et teil kõikidel on korteriühistu põhikiri. Mida meie vaatasime, siis seal on ka täpselt kirjas, kuna siis see kvoorum on õiguspärane või see tähendab, et kui palju elanikest seal peaks olema hääletanud. Ja oleme saanud ka juba väga korrektse ja korraliku taotluse, kus on tegelikult allkirjalehт juurde pandud sellele koosoleku otsusele või sellele protokollile. Et kui nüüd on koosolek ära olnud ja ikkagi on seda ühte küsimust vaja hääletada, siis kahjuks peaks olema ikkagi see üldkoosoleku otsus ka olemas. Kas ta on tehtud kokkusaamisega elektrooniline, seal vahet ei ole, aga selle asja kohta, et otsustatakse, et toetust taotleda ja kohustusi täidetakse, et see otsus peaks ka ikkagi tulema selle taotlusega. Kas võib korra küsida? Ja palun. Mul on tehtud juba ennetatavalt, et ma toongi teile välja, et siis kas Päästeametile üldkoosoleku otsus selle toetuse saamiseks on siis päevakorrapunkt on soojasõlmes, veesõlmes, elektritoite tegemine, et avarii olukorras saaks süsteemi viia generaator toitele 10 000 euro toetuse taotlemine. Ja oleme hääletanud, on kõik nõus olnud, see peaks olema piisav. Ma saan aru, et teil on tehtud see või? Jaa, mul on tehtud need otsused juba. Aga ma siis küsin, et mida te hääletasite, kui määrus jõustus alles eelmine nädal? Ma saan aru, et see info läks nagu laiali, aga tegelikkuses neid kriteeriumeid ju need liikmed ei teadnud, mille poolt nad hääletavad. No teadsime, et me saame generaatorit osta ja me saame need toited luua endale keldrisse selle toetusega. See oli ju eelnevalt teada. Ja siuksed otsused on meil nii mõneski majas juba niimoodi üldkoosolekul, kevadkoosolekul juba läbi käinud, et see punkt sai sisse pandud. Kuna kohalikud omavalitsused olid ikka suht aldid kohe jagama, kellel see oli teada juba, et siuke asi tuleb. Et me ei saa suurtel majadel on ikkagi korduv koosolekud, see võtab meeletult palju aega, et see aeg lihtsalt läheb käest ära ennem, kui nii-öelda see toetus üldse ju nii kaua, kui see kehtib ju, et läheb väga kiireks, et siin tuleb linna pakkumisi võtta asju ja. Jah, võrreldavad hinnapakkumised ka. Et ma ei saa aru, mis sealt saab siis valesti olla, kui see on, et see ongi, et ega seda me ei teadnud. Meil on mitu aastat ennem öeldud, et mingi toetus tuleb, aga ei ole tulnud. Ja kui see nüüd kevad koosolekul siuke asi sai võetud ja 10 000 eurot see kindel summa oli öeldud, siis saab ikkagi selle otsusega ju taotlema tulla. Jah, sobib. Kas me veel mõne vaatame siit? Vaatame siit, siin on küsimus. Anni, üks küsimus veel selle koolituse kohta, kui me vaatame nüüd kodulehtedelt ja ka teie infot, et saab ka elektroonilisi koolitusi teha. Ja mida tähendab tegelikult suurem jagu? See on väga olulise tähtsusega küsimus. Maksimaalselt korteriühistu elanikke peaks osalema. Kui suur see number või protsent peaks olema, sest tegelikult ka siin üks küsimus on, et tegelikult kui palju on suurem osa? Ongi väga raske öelda ja miks me ei tahtnud panna piiri, et näiteks 50% kortermaja elanikest peab osalema. Sellepärast, et me ei tahtnud panna seda kohustust, et keegi peab käe kõrval kedagi vedama minema. Et ma tean, korteriühistud ja kortermajad on väga kirju seltskond, seal on väga palju erinevaid inimesi. Nii et sellepärast me panimegi mida rohkem, seda uhkem, ütleme nii siis. Meil ei ole alampiiri. Tegelikkuses, kui teil osalevad seal ainult korteriühistu juhatuse liikmed 10 tükki,
ta läheb arvesse, aga eesmärk koolitusel on teha seda, et kõik maja elanikud teaksid, kuidas käituda juhul, kui seda generaatorit on vaja kasutada. Et mis siis saab, kes kasutab, kuidas kütust hoiustada ja nii edasi, et meil ei ole alampiiri, ei ole mingit protsenti, et eesmärk on lihtsalt, et teie aitaksite selle info jagamisel, et võimalikult palju inimesi sinna kohale tuleks. Aga küsin siis kohe nüüd siia selle kohta juurde, kas ma võin ka näiteks niimoodi korraldada, et kirjutan teile sinna e-posti ja mul naabruskonna majad, et ma teen ühel ja samal ajal nendele majadele selle kriisikoosoleku. Näiteks mul leping Keila linnavalitsusega kokku nende saalis, näiteks need 3 maja, on see okei või? Jah, see on väga okei. Aga lihtsalt kui need 3 maja kõigis elab, ma ütlen täitsa umbes 50 inimest, siis koolitusel, kui on koolitusel juba üle 30-40 inimese, siis on päris võib-olla seda juttu või sellist arutelu nagu ei teki ja inimestel küsimusi on väga raske küsida. Aga kui need majad on sellise sarnase ülesehitusega, siis miks mitte? Aga tegelikult peaks mõtlema ka veel selle peale, et siis meie saaksime teada, et need on 5 kortermaja elanikud. Tegelikult oleks vaja nad registreerida ja mis maja elanik ta on, et tegelikult saada kätte see info, missuguste korteriühistute elanikud koolitusel osalesid. Ja, see on oluline, et juhul, kui te teete hästi ühiselt, siis on oluline, et te Päästeametil ütleksite, et toetusmeetme taotlemise raames need korteriühistud kutsume teid ühele koolitusele. Sest kui meie enda andmebaasi paneme kirja, millised korteriühistud seda läbisid, siis see on see, mida me pärast ka Riigi Tugiteenuste Keskusele ütleme. Ehk siis see on oluline seal selle meilis siis välja tuua, et need on mitu tükki, mitte ainult üks. Ja siin on üks sarnane küsimus ka, kui majas on 8 korterit, kus elavad üksikud isikud, siis 10 isikut välja ei pruugi anda. Kuidas siis toimida? Ma arvan, et see on koolitust puudutav küsimus. Siis saab teid ju panna kuskile teise gruppi. Ma loodan, et te võtate ainult ühendust Päästeametiga ja saate need mõned inimesed ka saata mingisugusesse õpperühma. Ja tegelikkuses see on ju täiesti põhjendatud arusaam, et miks on inimesi vähem. Nagu ma ütlesingi, siis vastavalt kokkuleppele on võimalik ka väiksema seltskonna koolitust teha. Ja kui ei olegi seal lähedal võimalik näiteks ühegi teise koolitusel osaleda, siis me tuleme ka teie 8 pärast. Ei pea selle pärast muretsema, see on täiesti põhjendatud põhjus. Ja need ettekanded, mis meil on ka paar slaidi siin lisaks nüüd Anni omale ja kui veel generaatorite oma ka tuleb, need paneme ka meie koduleheküljele koos lindistusega, et te saate igaüks võtta sealt siis selle ettekande ka endale laadida. Siin on üks küsimus, et kas seda saab. Küsimus on selline, et TTJ-is on kõik elektriauditid üleval ja väiksel tarbijatel kehtib see auditi aeg on 10 aastat seaduse järgi. Kas sealt TTJ-ist teie ei saa võtta või peame ise sealt välja võtma selle auditi? Ise esitama. Et me peame ise sealt välja võtma selle auditi. Ja meie näeme aga see aeg on seaduse järgi, auditi aeg on 10 aastat kehtib. Te rääkisite 5 aastast, aga tegelikult on see seaduse järgi 10 aastat. See nüüd oleneb tarbimisamprite väärtusest. Kui on alla 100 või 100, siis on 10 aastat. Just peaasi, et teil on, kui teilgi teategi, et see 10 aastat teil ilusti kehtib, siis tähtis ongi, et teil on nõuetele vastav elektriaudit ja kui teil on see 10 aastat nõue olemas, teil on see, saategi toetusesse panna, et mul on olemas, kehtib, kõik on korras, siis nii ongi. No TTJ-is on kõik need üleval järjest, nii et sealt tuleb võtta siis. Aga võib-olla läheksime siit ettekannetega edasi. Need küsimused ei kao mitte kuhugi. Kui nüüd siin sai tegelikult osadele küsimustele vastata, aga osad siis tegelikult ei saanud vastust ja need auditi küsimused ka, et me laadime nad alla ja kirjutame kommentaarid siis nendele veel juurde. Ja te saate nad tegelikult ka kodulehelt kätte. Et me paneme nüüd paari päeva jooksul need lingid ülesse sinna. Et ma loodan, et kõik küsimused vastuse saavad ja alati on ka võimalik siis ka veel taotlemise ajal ka küsida. Aga läheks siit edasi, muidu me vist ei jõua oma päevakavaga valmis. Ja kui nüüd oleme ära näidanud
ka veel meiepoolse taotlusvormi, siis meil jääb, ma usun, et ka veel küsimisteks aega ja vaatame siis, kas me võtame siit ka veel mõned küsimused ja vastused ette, kui teeks sellise ettepaneku. Küll, lähme edasi ja ma annangi Ertile sõna, et Ertil ettekannet ei ole, aga ta natuke räägib generaatorist siis meile lisaksin. Tere, aitäh. Mina olen Erti Suurtalu ja Päästeametist ja ehituskontrolliga tegelev ohutusjärelevalve ametnik. Ma teen hästi lühidalt. Ma panin siia vestlusaknasse ka 2 linki. Need linkid pärinevad siis meie Päästeameti kodulehe pealt ja üks link viib juhendile generaator kodumaja pidamises ja teine link viib juhendile kohtkindel siseruumi paigaldatav generaator. Need on nüüd 2 juhendit, mis on kindlasti vajalik generaatori paigaldamisel läbi vaadata ennem kui hakkate seal valikuid tegema ruumi osas ja paigalduskoha osas üldse. Et äärmiselt oluline on ära tuua ka see, et oleks välja arvestatud, mille jaoks generaatorit kasutatakse. Kui palju seda võimsust on vaja teil olukorras, kus üldvool on katkenud ja generaatoriga siis katta. Millised seadmed, millised tarbimisvahendid on seal sees, kas need on ainult valgustid, kas need on mingisugused kanalisatsiooni või siis veepumbad, et see on vaja kindlasti välja arvestada. Soovitan seda teha ka juba alguses kohe pädeva isikuga ehk siis elektrikuga. Elektriku pädevus, kes võib täitsa seda teha, on siis meie õigusruumis täiesti kirjas ja pädevus peaks olema vähemalt sisetööde elektrik tase 4 või 5. Kõrgema taseme elektrikud võivad läbi viia juba natuke suurtemate vooludega paigaldiste paigaldamist ja jaotamist, aga 4 ja 5 täitsa piisab teie jaoks. Mis puudutab nüüd, siin käis läbi, et kes võivad teha auditit, siis täna võivad teha nii 7. kui 8. tase elektrikud ja vastavalt oma kutsekvalifikatsioonile siis, millistele paigaldistele. Veel tahan juhtida tähelepanu sellele, see on ka juhendites kirjas, et kui generaator paigaldatakse siseruumi ja siseruumis hakatakse teda kasutama, siis kindlasti ei tohi seda kasutada ilma, et suitsugaasid ei oleks juhitud hoonest välja. Mis tähendab seda, et teil kindlasti generaatori paigaldamisel tuleb juhtida torustikku mööda see suitsugaasid hoonest välja. Suitsugaaside juhtimiseks kasutatakse metalltorustikku üldjuhul. Ja seda ei tohi tihendada näiteks seinast läbivingul vahtudega, vaid see peab olema mittepõlevate materjalidega tihendatud. Kui nüüd see ka torustik paigaldatakse, suits väljapoole ruumi juhitakse, siis kindlasti peab olema keldrisse paigaldatud ka vinguandur. Seda sellepärast, et kui peaks tekkima mingi tehniline rike generaatoril või mingisuguse ebatiheduse kaudu seinas, ütleme kas või nõukogude ajal ehitatud maja, millel aknad on väga ebatihedad, ka keldriaknad,
et sealt kaudu, kui imbub vingugaas sisse, siis see tuvastatakse. Vastasel juhul on kõik keldris olevad inimesed pärast haiged, veel hullem surnud. Kindlasti peab olema paigaldatud ka vinguandur. Et elektriühenduste poole pealt ma nüüd rääkisin, siis kütuse poole pealt. Kütuse osas tuleb valida siis sellised kogused, mis on vajalikud selle generaatori töös hoidmiseks. On ta siis 8 tundi või 72 tundi. 72 tundi on meil siin osades normides ette nähtud, kui see generaator toidab ka näiteks tuleohutuspaigaldisi ja muid süsteeme. Et selle alusel peaksite arvestama ka varukütuse kogusega. Varukütuse koguse saab välja arvutada generaatori tootja poolt antud tehniliste andmete järgi, siis küttekulu, mis generaator võtab tunnis, selle järgi on võimalik siis välja arvutada. Kütuse maht võib olla kuni 3 kuupmeetrit generaatoriga ühes ja samas ruumis. Küll aga peab olema ohutu vahemaa kütuse mahuti ja siis suitsugaasi juhtiva toruga ja generaatoriga, ehk siis generaatori temperatuur tõuseb töötades, suitsugaasi juhtimise toru temperatuur tõuseb veel rohkem, et nendest peab olema see mahuti siis kaugemal. Hästi lühidalt põhiohutuse osas ma nüüd tõin teile ära, et juhendis on muidugi väga palju ka lisainfot, kuidas paigaldada, mismoodi kohta valida ja nii edasi, et kui teil peaks tekkima juhendite kohta ka küsimusi, siis samuti ootame vastust. Me ootame küsimusi ja saame anda vastuse teile. Praeguseks minu poolt lühidalt kõik. Kas need juhendid pannakse kuskile välja viited, et me saab sealt kätte, te ütlesite need ära, aga selleks nii kiiresti, et ma ei jõudnud üles kirjutada. Need juhendid on täiesti, kui te vaatate, minul on ingliskeelne meeting chat ehk siis vestlusaken ja seal eespool on need juhendid täitsa ka kopeeritud. Et see aga kas te sinna ei saa välja panna otse? Me võtame need lingid ära siit ka ja paneme sinna nõndanimetatud küsimuste ja vastuste juurde oma koduleheküljele. Nagu me lubasime, et seal on veel neid küsimusi, mis tegelikult me saadame siit kõrvalt vestlusest teile, siis saate veel mõned küsimused vastata. Ma arvan, et need on päris pikad vastused, mis siin tulevad ja me paneme kõik oma kodulehekülje peale ülesse. Siis saate sealt lingid. Samale satile, eks? Ja, ma panin veel korra. Mis see koduleht nüüd on? Päästeameti koduleht või sati? Ei, Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehekülg. See on nüüd, me alustame oma vestlust või oma väikest ettekannet, siis meie koos Teaga, kes peale mind räägib, me oleme Riigi Tugiteenuste Keskusest, kellel on siis oma elektrooniline infosüsteem, mille kaudu te meile taotlused esitate. Ja kogu see info on ka tegelikult selle taotlemise nõuete ja erinevate juhendite ja ka määruse ja muude tingimuste kohta on ka meie kodulehel üleval. Ma arvan, et te olete kõik juba seda kodulehte näinud, aga peale tänast seda infotundi me täiendame seal materjale ja paneme sinna juurde, sealhulgas ka siis küsimused ja vastused. Et kirjutage, kui veel on kellelgi nüüd juba ennetavalt küsimusi, siis kirjutage siia chatti, kes saab ja kes soovib kirjutada, siis me saame ka neid küsimusi arvestada vastamisel.
kas Erti võiks kiiresti öelda, kas on ka siin Põhjaregioonis ütelda üks kortermaja, kus sihuke tore ja nõuetekohane kõik see asi on ka tehtud juba? Meil on varjumiskoha näidis, aga seal ei ole ühendatud generaatorite järgi. Ma praegust jään tõesti vastuse võlgu, kas seda on näidisena toodud. Võib-olla Anni oskab ütelda, äkki on. Me võime selle küsimuse ka kirja panna ja tegelikult on kortermaju, kes on väga tublisti kõik selle tegevuse juba ära teinud. Ma praegu peast kohe ei tulista, aga me võime neid näiteid hiljem järgi tuua. On küll, on. Igas regioonis on. Nii, aga siis võime vist edasi minna. Meie jääme siis küsimusi ootama, aga suur tänu teile kuulamast ja jõudu ja edu teile. Ma usun kõikide osalejate poolt ütlen aitäh, ju toimetatakse ja me näeme juba, meil on praegu 50 taotlust sisestamisel. Et oleme juba neid vaadanud ja mõelnud, aga noh, eks inimesed kuulavad ka praegu sellest infotunnist ja siis saavad edasi sisestada, mis vaja on. Nii, aga siis ma jagan siit meie Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt ka nüüd oma faili. Sul jooksis vist kokku, Urve. Üks moment. По-быстрому сегодня не смогу. На завтра, да, можно планировать. Nii, vabandust, Urval siin nüüd jooksis kokku see süsteem, aga nii ka, kui ta paneb sisse, et siis võib-olla ma näitan seda taotlusvormi osa. Urve ei ole vist sisse tulnud veel, jah. Nii. Nii, siit on vist nüüd näha, eks ole, see meie kodulehekülg, et öelge keegi. On. Jah, et praegu näita see taotlusvormi siis. Vaata, kui sa saad sisse. Et see on siis see kodulehekülg, kus kohas hakkab olema siis kogu info selle taotlemise kohta. Nii et siin on siis üleval see aadress näha. RTK ja siis siit saate siis korteriühistu hakkate trükkima, siis kohe tuleb.
Mina Ja küll siin ei on näe mitte midagi kodulehekülge, võib-olla saaks meilile saata või ütelda, mis see aadress on seal. Aga ma praegu jagan ekraani, ei ole näha. Ei, üks inimese pilt on ainult ebamäärane ja ongi kõik tässa kirjutatud. Tegelikult on näha. Teie ekraani viga, seda on näha. Ja seda on vist lihtsalt kasutamise. Aitäh. Ja siin on siis, kui te sellele koduleheküljele lähete, siis siin on näha selline koht nagu taotlusvormi näidis, kus te siis siia klõpsates, siis te saate lihtsalt näha, milline see taotlusvorm üldse välja näeb ja milliseid osasid siis tuleb taotlusvormis täita. Aga see ei ole taotlusvorm, mida te täitma hakkate, vaid see on lihtsalt näidis. Ja samuti on olemas siis link ka määrusele ja kui te hakkate taotlust täitma, siis teie jaoks vajutate siis siia nupule e-toetuste keskkond. Ja nüüd siis on siin selline roheline nupp nagu alustada uut taotlust. Nii ja taotlusvoor siis hakkate trükkima korter ja tulebki siia siis välja korteriühistute kriisivalmidus. Ja projekti nimeks panete siis konkreetselt selle aadressi, kus kohas siis teie hakkab siis, mis korteriühistuga on tegemist. Et mina siin kasutan praegu Riigi Tugiteenuste Keskuse andmeid, et siis ma panen siia praegu siis korteriühistu lõkke 4, kuigi see muidugi ei ole selles mõttes korteriühistu. Ja kui te panete nüüd salvesta, siis tulebki teil see ette. See pilt, kus te hakkate siis seda taotlust esitama. Ja esimene siis, kui te hakkate kirjutama siia nüüd, teie kirjutate korteriühistu, hakkate otsima aadressi järgi, siis mina lihtsalt praegu kirjutan siia Riigi Tugiteenuste Keskus ja siis ta täidab mingid väljad ise ära. Nii. Kuna te ei ole käibemaksukohuslased, siis te märgite siia, et see jääb kulutegija kanda, see käibemaks. Ja et te peate võtma pakkumised, siis te võite siia märkida, et te peate tegema riigihanke läbi. Ja kui te hakkate, ja kindlasti te peate siis lisama kontaktisiku. Ja kui te nüüd hakkate siia panete oma, siis ta peaks, kuskilt ta peab automaatselt tooma need andmed. Nii, valige projektijuht rolliks, sellepärast, et siis te saate ilusti rahulikult edasi nagu taotlust ka teha. Ja kindlasti siis e-posti aadress, kuhu te siis hakkate teavitusi saama ja kindlasti tuleb märkida siia linnuka, et isik soovib siis teavitusi saada e-postile, et siis te hakkate saama teateid. Ja kui on vaja volitust, siis siin on see koht, kuhu te saate siis selle volituse võtta. Nii, mis siin nüüd siis? Okei. Mina olin olemas siin juba kontaktisikuna. Ma siis märgin siia, et ma soovin teavitusi. Ja keegi taotlejatest kindlasti palun märkige, et te soovite teavitusi, sest kogu informatsioon käib läbi nüüd selle taotlussüsteemi postkasti ja siis tuleb teie meili peale teade ja te saate postkasti minna vaatama ja vastama. Siin on üleval, ma näitangi, siin on postkast, kus siis saate teie meile kirjutada ja kust teile need kirjad siis tulevad.
Ja kui teil on nüüd siin kõik ilusti täidetud ja te vajutate salvesta jätka, siis kui kõik on korras, siis ta laseb teil järgmise lehekülje peale. Siia märgite siis projekti alguse ja lõpu. Projekt peab igal juhul lõppema 30. novembril käesoleval aastal, aga alustada see siis võite taotluse esitamise hetkest soovitama, et siis jääb nagu pikem periood teile taotlemiseks. Ja kui teil on näiteks see, et praegu ma tahan korraks pooleli jätta selle taotlemise, siis te saate või midagi tuli vahele, siis kindlasti salvestage mustand, muidu teil kaovad need andmed ära. Ja kui te ei ole saanud siis mingisuguseid sellesama asjaga mingeid muid toetusi sellesama asja tegemiseks, siis märgite siia ei ja panete edasi, salvestan ja jätkan. Ja valdkonda siia siis märgite linnukese, siis tekib teile siia üks selline väljundi osa, millega te midagi tegema ei pea. Ja nüüd tuleb teil siis järgmine koht, kus on ehitusregistri kood. Siia te peate siis lisama ehitusregistri koodi. Ja saate seda kontrollida siis asukohta sellelt kaardilt. Selle te peate nagu selle läbi tegema, sellepärast et muidu see süsteem teil nagu edasi ei lase. Ja siis siin edasi siis iga nende ridade lõpus on ka küsimärgid, kus te siis vajutate, saate siis teada, mis siia kirjutama peab. Näiteks eesmärk, siis te kirjeldategi, mis need, hästi lühidalt, mis siis te siin tegema hakkate projektis. Ja siin on ka toodud eeltingimus välja ja see eeltingimus on siis see, et vähemalt 80% korterielamus asuvatest korteriomandutest peab olema füüsilise isiku omandis. Et siis siin te siis kinnitate seda ja ka nimetate ära, kui teil on äkki olnud mingisuguseid varem Päästeametiga sõlmitud siis lepinguid, aga hetkel neid ei ole märkimisväärselt. Nii, täidate siis selle koha ära sisuga, salvestate, jätkate. Ja siin selle lehekülje peal ei ole midagi valida, kui ette jah, et te siis olete siis, plaanite siis tegutseda sellel teemal, et suurendada korteriühistu toimepidevust. Ja nüüd on siis järgmine selline koht, kus te peate siis valima välja need tegevused, mida te projekti raames teete. Ja siin on üks selline plussikene. Ja siin on nüüd rippmenüü. Te ise midagi kirjutama ei pea, vaid te peate valima siis rippmenüüs tegevuse. Näiteks te tahate kõiki tegevusi teha. Soovite soetada mobiilse selle generaatori. Panete siis siia omal selle projekti kuupäevad. Siis te soovite kindlasti ka avariitoidet välja ehitada. Ja veel on teil vaja teha audit. Aga need 3 tegevust. Aga te ei pea kõiki neid tegevusi valima. Võib-olla te ainult tahategi osta generaatori ja midagi muud teha ei taha. Siis te ei peagi muid tegevusi valima. Ja need planeeritud algused ja lõpud võivad ka olla erinevad, kuidas teil tööjärjekord on, aga lihtsalt Tea pani teile praegu ka näiteks, et siis jääb aega lihtsalt, aga kui teil nagunii on plaan varem ära lõpetada kõigega ja 2-3 kuuga saada valmis, siis ikkagi on kuupäevad teised. Jah, nii et praegu mina siis valisin kõik 3 tegevust, aga teie ei pea kõiki 3 tegevuse valida. Teie võite valida ka ainult ühe tegevuse, näiteks generaatori soetamise, siis teised lahtrid jäävad lihtsalt tühjaks. Ja siin on nüüd 2 lisadokumendid. Need, millel on punane tärnike juures, need on kohustuslikud ja te peate sinna lisama need failid. Üks on siis see, et see kehtiv üldkoosoleku otsus. Nii, kohe ma panen siia korteriühistu nõusoleku faili. Ja teine kohustuslik on hinnapakkumised. Nii. Panen need failid siia ja kui te elektripaidaldise auditit ei ole, siis seda lisama ei pea.
ja samuti ei pea siis seda pädevustunnistust panema, kui teil hetkel seda veel ei ole, et selle saate siis esitada juba hiljem koos aruandega. Aga kindlasti siis 2 kohustuslikku dokumenti. Kui te neid ei lisa, siis te siit edasi ei saa. Et siis süsteem teid edasi ei lase. Mina nüüd need ilusti lisasin ja siis salvestan ja jätkan. Ja nüüd on siis eelarve koht, kus teil tuli ilusti siia 3 tegevust. Generaator, avariitoide ja elektripaigaldis. Ja nüüd te igaühele siis vastavalt saadud pakkumisele märgite siis selle summa. Generaator näiteks maksis seal, ütleme seal mingi 2000 eurot. Avariitoide, ma panen täiesti praegu umbes need hinnad ja elektripaigaldus ka 1500. Ja saite, et teie projekti maksumus on 5000 eurot. See süsteem ise arvutab ilusti siia kokku ja siis kirjutategi siia need summad 5000 ja kuna toetusmäär on 100, siis siia märgite 100 ja süsteem teile ise arvutab välja, et see toetusmäär on siis 5000. Et kõigepealt siis alustage tegevused lihtsalt automaatselt. Tea ütles ka, et siin midagi neid tegevusi muuta ei saa, lihtsalt summad juurde. Need tegevused tulid siit sellelt me vaatame kohe, salvestame mustandi. Need tegevused tulid siit tegevuste lehelt, rippmenüüst, mida te valisite ja need läksid siis automaatselt, need, mis te valisite, läksid siia eelarvele. Nii et siit, kui te tahate midagi muuta, siis te peate siit tegevuse lehelt muutma. Aga seda on kirjutatud ka siia. Et kui te soovite eelarve lehel midagi muuta, siis peate minema tegevuste lehele. Ja kui te olete summad ära kirjutanud, siis soovitangi alustada siit altpoolt, et te kirjutate need abikõlblikud summad siia ära, ehk siis mis te olete vastavalt pakkumusele saanud ja siis süsteem ilusti arvutab teile kokku selle maksumuse, mille te siis märgite siia ülesse. Ja selle lehe peal siis täituvad need automaatselt. Ja nüüd olemegi jõudnud sisuliselt viimase lehekülje peale, kui te need kinnitused olete kõik läbi lugenud, mida ma teil soovitan väga hoolikalt läbi lugeda, sest siit te saate kätte. Siin oli ka enne üks küsimus, et millised need korteriühistu kohustused on. Et siis, kui te need punktikesed olete läbi lugenud ja pannud siia linnukese, et ma kinnitan ja allkirjasta esita taotlus, siis ongi taotlus esitatud. Kui siin on midagi puudu, siis ma hetkel seda taotlust esitama ei hakka, siis ta tuleb siia punane kiri, et midagi on puudu ja see sakikene siin siis muudab värvi, kus te siis näete, et sealt on midagi siis puudu. Nii. Kas mõne saki juurde tulen veel tagasi, et kas on selles osas, keegi tahaks seal midagi täpsustada? Täna ma tean, et kellelgi oli probleem siin selle ehitusregistri koodiga, aga ilmselt see saadi korda, sest mul ei ole tagasi nagu tulnud seda teadet, et oleks saanud. Selline küsimus oleks minul, et kui näiteks eelarvega praegu näiteks on saadud üks hinnapakkumine ja me sellega tuleme seda küsima, aga me hiljem saabub veel hinnapakkumisi, see läheb soodsamaks või kallimaks, mis siis saab? Kui ma tõin lihtsalt näite, ma ütlesin mõlemad pidi soodsamaks või kallimaks, aga kui näiteks läheb soodsamaks, kas ma siis vaheetapis peaks uuesti täitma tulema, et eelarve läks odavamaks? Ei, selles mõttes, et kui te olete küsinud rohkem, siis te hiljem lihtsalt maksate selle osa tagasi. Maksimumsumma on 10 000. Aga lisatud peab olema 2 hinnapakkujat ja hindu võivad pakkuda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud. Ja 2 hinnapakkumist ja hiljem enam mingit lisamist ei tule, aga te saate uuesti küsida tegelikult oma pakkumist nüüd, kui teil on väga pikk vahe seal ja tuleb odavam ja saate ikkagi odavamalt teha, siis lõpparuandega esitatakse meile ikkagi need pakkumised, mille järgi te tegelikult selle soetuse tegite. Või Anni, kommenteerite teie ka veel midagi? Meil on lihtsalt sellepärast ma küsin siukseks, et soodsamaks algul on 1-2 võib-olla maja.
aga kui meil tuleb 4-5, siis suure tõenäosusega lähevad ka need pakkumised järjest paremaks nii-öelda maaletoojate poolt ja kui see hiljem muutub, siis see on nagu okei, kui me ütleme, et tegelikult me saime soodsamalt ja meil tuleb seda muuta siin. Te saate osta soodsamalt, aga pärast siis te peate selle 10 000 või mis on esialgse pakkumise ja hiljem soodsama pakkumise vahe, selle raha peate te meile tagasi kandma. Seda ma tahtsin, aga millal seda teha tuleb, kas lõpus või siis lõpparuandega. vahepeal? Ei, mitte vahepeal, lõpparuandega koos, ja. Urve näitab, kui vormi kohta midagi ei ole küsida, siis Urvel on ühed slaidid ka tehtud, kus siis räägime ka sellest, mis aruandes siis tuleks esitada, millised dokumendid. Või siis Anni, on teil veel midagi kommenteerida nende hinnapakkumiste osas? Ma küsiksin, mitu hinnapakkumist peab olema? Ma korra kommenteerin nüüd, siis tulen tagasi oma esitluse juurde. 2 hinnapakkumist on määruses nõue. Mitte mingit riigihanget ei ole vaja teha. Riigihangete piir hakkab tõepoolest 30 000 ehk siis ei ole, ma näen, et chatis on väga elav arutelu riigihangete kohta, ei ole vaja riigihanget teha. Korteriühistu kohta saab teha ühe taotluse. Siin oli küsimus, kui on mitu maja ühe korteriühistu all, siis paratamatult saate te seekord teha ühe taotluse. Ühe korteriühistu kohta, hoolimata mitu maja seal on, saate teha ühe taotluse. Ühe taotluse maksumus on kuni 10 000. Ei ole vaja riigihanget, on vaja 2 hinnapakkumist ja hinnapäringud või hinnapakkumised peavad olema siis tehtud pädevate isikute poolt. Näiteks, kui te tahate elektritöid teha, siis nagu Erki rääkis, peab olema elektrikutel vastav tase. Ja selle saate sealt juhendist ka välja vaadata. Nii et mitte mingit riigihanget, mitte mingit registrit ei ole vaja teha. Kui meil on vastutav elektrik, kes selle töö ära võiks teha, kas siis peab veel olema otsima mingisuguse elektrifirma, kes selle paigalduse ära teeb? Tal peab olema vastav kutse. Ma ei oska öelda, milline on teie kodustatud elektri tal on see kutse olemas. Kui tal on vastav kutse teha neid töid, siis on see okei. Aga ta peab olema võimeline tõendama, et tal on selle töö jaoks vajalik kutse. Sest erinevatel elektrikutel on erinevad kutsed vastavalt selles, mis töid ta teha võib. Et näiteks ma ei tea 4. taseme elektrik kutsetasemega ei tohi elektriauditit teha ja nii edasi. Et selle me võime ka küsimustes üle täpsustada või seal korduma kippuvates küsimustes, aga tal peab olema vastav kutse. Aga kas neid peab siis 2 tükki olema või piisab ühest ka, kui ta on selle maja, ütleme, vastutav elektriseadmetelt vastutav isik? Ütleme, et ikkagi peaks olema võrreldavaid hinnapakkumisi 2. Kui ta on isegi teil see ilus, tore kodustatud elektrik, siis võib-olla teine teeb poole hinnaga, mis on teil endale lihtsalt hinnapakkumiste kaalutluse variantide mõte on see, et te saaksite ise turuseisu nagu teada, et kui teie enda oma pakub odavamat hinda, siis on loogiline, et te võtate tema, eks ole, aga te võiks ikkagi kaaluda seda, et te võtate ka teise hinnapäringu ja tuleb ka esitada siis see ikkagi 2 hinnapakkumist. Et kui tõesti ei ole võimalik võtta, et ma ei tea, te küsite 5 elektriku käest, keegi ei vasta ja te põhjendate ära, et ma ei ole saanud neid, ma tõesti üritan ja nii edasi. Ja kui on see hästi põhjendatud, siis võib ka selle ühe võtta, aga igal juhul üritage kõik palun 2 hinnapäringut võtta. Ja hinnapäringut saab teha füüsilisest isikust ettevõtja, mitte lihtsalt füüsiline isik. Need on täitsa erinevad. Kas juriidiline isik, ütleme nüüd aktsiaselts või OÜ ja siis teine on füüsiliselt isikust ettevõtja. Et kui teie teadaoleval elektrikul on oma registreeritud äriregistris, et kui ta on äriregistris registreeritud kui füüsiliselt isikust ettevõtja, siis ta saab pakkumisi teha. Aga kui tal ei ole seda juriidilist keha, siis ta ei saa pakkumisi teha. Kellelgi on käsi seal veel püsti, kas keegi veel küsib või ununes lihtsalt? Jaa, küsimus. Tegelikult see, et seal, ma saan aru, et siin kõrval see riigihanke küsimus tekitas väga palju
sest seal taotlusvoorus oli tegelikult see koht ja kus nagu öeldi, et see tuleb seal märkida. See selleks, ma saan aru, et seda siis riigihanget ei ole vaja teha. Teine küsimus oli see, et seal oli välja toodud, et miks tänasel hetkel korteriühistu, kes tahab nii-öelda oma olukorda kriisiolukorras parandada, miks peab olema seal 80% omanikest füüsilised isikud, et ma saan aru, et selle toetusvooru eesmärk on ju parandada ekstreemses olukorras mingisugust hetke ja siis me hakkame piirama seda, et ühistus peab olema 80% füüsilised isikud. Jah, seekord sai see nõue selline pandud, arutlesime ka väga palju selle üle, et mis see protsent olla võiks, aga põhiline põhjendus on see, et meil on väga palju korterelamuid, kus on tegelikkuses erinevaid ettevõtteid väga palju sees, et tegelikkuses meie jaoks on oluline tõsta elanike kriisivalmidust, kes seal elavad, et kui on ettevõtted, siis kahjuks ei ole nii-öelda riiklikult praegu seda plaani, et me hakkame ettevõtete kriisivalmidust tõstma, et sellepärast sai ka see 80% sinna hetkel määratud. Okei, seda ma mõistan täitsa, aga ma ütlen ausalt, et see 80% tänasel hetkel antud turuolukorras on nagu päris keeruline, sellepärast et hästi palju maju on, kus on ettevõtted endal nii-öelda üürikorterit teinud. Ma saan aru, et see protsent kindlasti peaks olema, aga ma arvan isiklikult, et 80% on minu hinnangul ilmselgelt liiga kõrge just. Siin võib tekkida olukord, et kus väiksed majad jäävad tegelikult tahaplaanile seetõttu, et toome näite, et 10 korteriga maja, kus on 3 korteris ettevõtted soetanud endal näiteks üürikorterid ja sellisel juhul minu hinnangul see protsent võiks madalam olla. Ja siis teine küsimus või 2 küsimust oleks veel, et üks küsimus see, et kas saab teha ainult niimoodi, et tänasel hetkel ühistu ostab ainult generaatori, muid töid ei tee. Ja kolmas küsimus oleks see, et siin kõrval on tegelikult hästi palju asjalikke küsimusi läbi käinud, et kas need küsimused saavad ka kuskil hiljem vastused. Aitäh! Generaatori küsimusele jah, siit toetusmeetmest on võimalik küsida ka ainult osalise tegevuse jaoks. Kas näiteks ainult avariitoite välja ehitamiseks või ainult generaatori ostmiseks on täiesti võimalik. Ja kõik need küsimused, mis siin chatis on, me koondame Urve ja Teaga kokku ja need saavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse leheküljel korduma kippuvate küsimuste all vastused. On küll asjalikud, aitäh! Ja ma kommenteeriks lihtsalt seda sõna hange. Eesti riigis tegelikult hankijatele kehtib riigihangete seaduses ja üldmõistena kasutataksegi sõna hange ka kõikide ostude puhul. Et tegemist siin on ostumenetlusega, aga ka ikkagi suures plaanis öeldakse, et see on hange ja sellest ongi natukene see mitte ühtemoodi mõistetavus, et meie kui siin nõndanimetatud riigiametnikud räägime hankest, aga eraisikud tegelikult ostavad teenuseid ja kaupu, aga see on ka hange. Nii. Just nagu ma korraks täiendan, et just tegelikult see 2 hinnapäringu võtmine on ka hanke tegemine. Ei ole seal seda piiri, aga tõesti 2 hinnapakkumist, ei mingit selles mõttes seda suurt riigihanget, et kuhugi riigihangete lehele midagi panna tuleks, seda tõesti teha ei tule. Aga julgustan selle Tea ettekande lõpuks. Mina olen siis Urve Vool, ma ei ole suutnud veel mingil ajal oma nime öelda, aga slaidi peal tuleb, et tegelikult see taotlusvorm on lihtne ja te ei pea hakkama kirjutama sinna 3, 4 või 10 lausega neid eesmärke ja põhjendusi, vaid nad on omavahel seotud, need erinevad lehed ja automaatselt siis teatud väljad täituvad ja info jookseb ühelt lehelt teisele. Et ma usun, et te saate selle täitmisega hakkama ja veel ei pea üldse tegelikult peale eelarve sisestama ka näiteks ettemaksu taotlust. Meil peaks ta olema, sest te tahate ju ettemaksu saada, et me teeme selle otsuse ära ja kanname siis teie arveldusarvele ja sellepärast ongi see arveldusarve number siin taotluse sees, kuhu me saaksime teile selle ettemaksu kanda. Üks küsimus oli arveldusarvega. Ja siis, kui tuleb lõpp või kui tuleb aruanne, siis panete juurde need õiged ostumüügi dokumendid, ka pakkumiskutse pakkumised ja ka auditid või pädevustunnistus, kui see on asjakohane. Ja siis aruandega koos
siis vaatame, kas see eelarve, mis te saite ettemaksuna, kas see on kõik ära kasutatud teil või jääb seal tegelikult midagi üle. Ja tuleb veel märkida seda, et kui nüüd ikkagi läheb hiljem, ma ei oska öelda, mis põhjusel see tee töö kallimaks, siis tegelikult raha juurde ei saa, et see tuleb siis teil omalt poolt katta. See, mis te olete eelarvestanud esialgu, siis maksimaalselt on see summa, mida on siis võimalik teile siis ettemaksuna kanda ja hiljem siis te peate dokumendid esitama, et see on ka ära kasutatud. Et see kommentaar lihtsalt, et see tundus võib-olla see 5 lehekülge pikk, aga ma usun, et see on täiesti tehtav. Nii, aga siis ma paneksin oma slaidi korra viimase. Vabandust. Mul oli üks küsimus, et ma tuleks tagasi see taotluse, e-toetuse, ma ise neid KredExi toetusi, mis puudutab korterelamute rekonstrueerimist ka teinud ja ikkagi seesama link, ehk siis ma küsin üle, et riigihange on üks asi ja hange on 2, sest need on terminoloogiliselt 2 erinevat asja. Kas hange tuleb riigihanke seadusele vastavalt teha või mitte ja sellepärast on ka see linnuke seal, et ma täpsustaks siis seda kohta, et kui on seal küsimus taotleja projekti andmed on ju, et siis tuleb sellisele küsimusele nagu kaupade teenuste ostmiseks, tööde teostamiseks tuleb läbi riigihange, sinna tuleb panna ei. On nii, jah? Küsimus sellel esimesel lehel, see riigihanke küsimus käib kõigi taotlejate kohta. See ei ole otseselt seotud selle taotlusvooru pakkumiste küsimisega, vaid üleüldiselt, kas te olete hankija riigihangete seaduse mõistes või ei ole? Ei, siin on küsimus kaupade teenuste ostmiseks tuleb tööd läbi viia, kas tuleb läbi viia tegelikult ka korterelamute rekonstrueerimisel. Jah, me teeme selle riigihanke keskkonnas, aga me ei ole hankijad riigihanke seaduses, sealgi tuli vastata ei, et ma usun, et siin on samamoodi, et tuleb ei vastata, sest esiteks me ei tee üldse läbi hanke keskkonna selle. Ehk siis tuleb ei panna sinna. Ka see, kes ei ole riigihanke kohustuslane, võib ikkagi viia läbi hanke riigihangete registris. Aga just siin on see põhimõte, et kas te olete või ei ole. Ja kui teie olete mitte kohustuslane, siis panete ei. Jah, eks siis ei tuleb panna. Mul on veel üks küsimus. Tähendab, kas peale elektripaigalduse ümberehitust generaatori jaoks tuleb teha uuesti audit või? Elektriseadmete audit? Või piisab ainult selle osale teha mõõtmisprotokollid ja mingi elektriskeem? Kui teil on olemas nõuetele vastav audit juba olemas, siis mis ongi vajalik selleks, et üldse toetust taotlema tulla. Kui te teete nüüd elektripaigaldises muudatusi, siis on vajalik teha lihtsalt sellele auditile nii-öelda lisa, ongi lisamõõtmised vaja teha ja see on projektist abikõlbulik. Selge. Ja nüüd on küsimus, mis asi on reservtoide? Kas see peab olema mingi aku või ma kujuta ette, mis tähendab reservtoide? Te võtate nüüd sellest... Jutt oli siin reservtoitest. Mis asi on reservtoide? Ehitamine on meil see, mis meil on välja toodud, et mida võib teha. Selleks, et saaksite generaatori ühendada oma elektrivõrguga põhimõtteliselt. See on see reservtoide, jah? Ja, ma siin elektriku vastustega jään natukene võlgu, et kas seda saab nii nimetada. Ei, asi on selles, tavaliselt reservtoide võib olla nii ja naa tehtud, peab võib olla ka mingi aku, et generaatorit käima lasta. Ja ma ei tea, mis see on. Vabandust. Kell on juba palju. Ma räägiksin siin paar slaidi ära. Et meie oleme siis nüüd need inimesed, kelle poole oma taotluste ja küsimustega pöörduda ja kui te ka taotlusvormi täitmisega hätta jääte, siis on ka siin esimesel slaidil meie nimed olemas, e-maili aadressid ja ka telefonid. Aga nüüd mõni natukene tähelepanuks, siis projekti nimi. Palun kasutage nimes korteriühistu aadressit ja tehke see hästi lühidalt
ja nüüd ma vaatan veel, on sisestatud juba üle 50 taotluse on sisestamisel, ühel seal on peaaegu meetripikkune nimi on tegelikult klaviatuur jooksma jäänud, et palun, kui te nüüd keegi kuulate siin infotundi, siis kustutage need pikad pealkirjad ära, et need segavad tegelikult häid kokkuvõtteid tegemast ja me ei saa väga hästi jälgida siis kuna ja mis ajal keegi sisestas, et palun pange lühikene nimi, milles on siis korteriühistu aadress, linn ja pange kas või sõna otsa kriisivalmidus. Nisu 32 Tartu kriisivalmidus, kõik. Siis projekti algus ja lõpp, et mitte varem siis, kui taotlus esitate, täna panete allkirjaga, saadate teele taotluse ja siis lõpp on vastavalt sellele, kuna te planeerite. Siis eeltingimused, et vaadake siis ikkagi, et seal korterelamus oleks siis korteriomanditest 80% füüsiliste isikute omandis, et kinnistusregistris mul viimasel slaidil vist on ka, te saate ja te teate ise seda kõike, kust te vaatate, et kellel ei ole 80%, siis ei ole taotlust mõtet esindada, sest me nagunii ei saa teie taotlust rahuldada. Siis tegevused vali rippmenüüst, mida Teaga juba näitas, et see on, ma arvan, lihtne, ainult valige siis seda, mida teil parasjagu vaja on, kas 1, 2 või kõik 3 tegevust. Siis põhimõtteliselt kohustuslikud lisadokumendid siis ikkagi on korteriomanike üldkoosoleku kehtiv otsus ja sealt peaks siis olema näha, et just nimelt selle töö tegemiseks on see otsus vastu võetud ja oleks siis tore, et te lisate tegelikult ikkagi selle allkirja lehe korteriühistu üldkoosoleku otsuse inimeste kindlaks tegemiseks ja palun siis vaadake ise oma põhikirjast või põhimäärusest, kui suur kvoorum peab olema, et tegelikult see otsus oleks jõus. Siis võrreldavad hinnapakkumised just nimelt, et siin on kaks pakkumist ja seda pööraks teile tähelepanu, et kui te hinnapäringuid teete, siis need hinnapäringud peavad olema ühesuguse kirjaga erinevatele asutustele. Niisugused pakkumiskutsed ei ole nagu asjakohased, kui te täna teete ühele mingis sõnastuses, homme teete teisele mingis teistsuguses sõnastuses ja võib-olla kolmandal päeval veel kellegile veel mingisuguses sõnastuses. Kui te teete need pakkumised kahe käest, küsite ühel päeval ja üks vastab, siis tegelikult on see nõue täidetud. Te ühe vastuse olete saanud, 2 päringut olete teinud. Nii et siis selles olge palun hästi hoolikas, et see pakkumiskutse sisult oleks kõikidele saadetav sarnane ja kõikidele kuupäev, kunaseks nad vastama peavad, täpselt sama kuupäev. Siis hiljem siis aruandega koos lisadokumendid, juba mitu korda räägitud kehtiv elektripaigalduse audit või siis selle auditi lisamõõdistuste kohta ja siis pädevustunnistus, kui ka veel neid töid on tehtud. Ja nüüd aruanne, et aruanne käib ka täpselt läbi selle süsteemi, kui te hakkate kunagi novembris või juba augustis seda projekti lõpetama, kõik tööd on tehtud, aruannet te võite esitada ka varem, kui te olete pannud lõpukuupäeva hiljemaks. Siis, kui kõik tööd on tehtud, kõik dokumendid on olemas, siis on juba õige aeg aruanne esitada. Ja tegelikult seal tuleks ka välja tuua aruande viimasel lehel on ka kirjas, et te peaksite siis olema elanikkonnakaitse koolituse läbinud, aga selle info me saame siis ka veel Päästeametist. Ja siis peab olema abikõlblike kulude tõendavad dokumendid, mille järgi me siis nüüd vaatame, kas kogused meie poolt teile makstud ettemaks on ära kasutatud või siis peaksite meile raha tagasi kandma. Ja me teeme otsusesse, paneme need arveldusarve numbrid, kuhu seda ülejäänud raha saab tagasi kanda, et selle te saate ka otsusest. Et see skeem on siis selline, menetleme teie taotluse ära, koordinaator kirjutab teile projekti postkastist, et kõik on korras, hakkame otsust tegema või kui kõik korras ei ole, küsib ta küsimusi. Teie vastate, aga jälle projekti postkastist. Ja siis me teeme teile taotluse rahuldamise otsuse
sellele me teie allkirja enam ei vaja, selle me teeme ühepoolse, allkirjastame selle otsuse ja kanname ka kohe teile selle ettemaksu ära. Ja siis sellest otsusest, vaadake siis, lugege ikkagi see otsus kindlasti läbi, mis me teile saadame. Seal on ka osalised kohustusi kirjas ja see ka, mis puudutab tegelikult siis teile aruande esitamist ja mis dokumente sinna juurde on vaja lisada. Et siin slaidil on ka toodud, mis seal tegelikult siis on nüüd aruandega me vaatame. Nii, nüüd tähelepanu. Kes alustab oma taotluse tegemisega peale juulit 2025 või kuidas ta võtab, siis nagu te kõik olete kuulnud, käibemaksu standardmäär tõuseb 24%. Et see nüüd on oluline, et missugune see pakkumised teil on ja kui kaua nad jõus on, et kindlasti mõelge selle üle, kui te nüüd kohe hakkate pakkumisi võtma ja võib-olla te jõuate siis enne juulit tegelikult ka see ära osta, siis on juba see käibemaksu osa ka ju väiksem, 22%. Siis igal juhul taotlusele peavad olema lisatud kõik määruses nõutud dokumendid ja kontrolli ikkagi, kas see üldkoosoleku otsus on õiguspärane. Siis taotlejal ei tohi olla riiklikku maksu ega maksevõlga, et seda me kontrollime ka automaatselt taotluse menetlemisel. Ja te peate olema ka oma majandusaasta aruande õigeaegselt esitanud. 2024. aasta aruande esitamise tähtaeg veel tuleb, aga kui te esitate näiteks taotluse peale seda, kui see majandusaasta aruande esitamise kohustuse kuupäev on juba kukkunud, siis peaks olema ka see majandusaasta aruanne esitatud. Et muidu ei ole taotlus vastav määruse nõuetele. Ja siis kontrollige ise oma korteri omandit, seda ma juba mitu korda olen öelnud, et kinnistusraamatust teie saate ju kõige paremini need andmed kätte. Ja nüüd selle hanke või ostumenetluse kohta, et siin on eriti oluline, et ostumenetluse läbiviimisel tuleb hoiduda huvide konfliktist, et tegelikult ei saa osta korteriühistu juhatuse liikmed nüüd nendest äriühingutest teenuseid või kaupu, kus tegelikult neil on huvid sees. Et seda tuleks väga vaadata, me kahjuks oleme sunnitud seda ka pisteliselt kontrollima. Siis taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, et me hoiame kogu aeg silmas, et mis järjekorras taotlus saabus sisse ja sellest tulenevalt me ka vaatame need summad üle, et kindlasti taotlusvoor sulgub siis, kui see 1,28 miljonit on läbi taotlustega. Kui ei esitata nii palju taotlusi, siis ta on 31. novembrini lahti. Aga kui esitatakse varem, rohkem juba see summa saab täis, siis me suleme selle taotlusvooru. Aga nii nagu Hanni meeldivalt ütles enne, et taotlusvoore tuleb veel, et tegelikult kindlasti vajab see taotlemine läbimõtlemist ja siis on ka veel võimalus järgnevatel aastatel taotlust esitada. Et see on kõik minu poolt. Kiire küsimus. Kas võib küsida? Ja, palun. Et kui see aasta on nüüd need, oletame, koosoleku otsused vastu võetud, koolitus läbitud, kas ma saan selle kanda siis järgmisse aastasse edasi või hakkan otsast pihta järgmine aasta? Saab ikka kanda, sest järgmise aasta toetusvooru saame me kindlasti kiiremini avatud, et võib-olla teeme määruses mingeid muudatusi, aga jaa, saab üle kanda, kui see aasta ei jõua. Või kui te see aasta ei õnnestu, ma ei tea, jaole saada näiteks, siis loomulikult kanduvad üle ka need. Okei, aitäh. Ja ikkagi tahaks veel nüüd korrata, et kõik lisad peavad olema taotluse juures. Kui ei ole, võite ise taotluse tagasi võtta. Meie seda menetleda tegelikult ei saa. Me saame küll, aga see venitab kõiki neid teiste menetlusaegu. Need, kellel on korrektselt taotlused täidetud, need jäävad kuskile tahapoole ja tegelikult need, kellel ei ole, siis päris korrektes ei ole. Korra küsin veel seda, et te ütlesite, et praegu juba sisestavad, aga kas nendel 50 on siis juba kõik nõuete kohaselt täidetud või? Ei,
üks asi on taotluse esitamine ja teine asi on sisestamine. Et sisestamine, meie näeme seda, mida teie teete e-toetuse keskkonnas. Me näeme, et te alustasite sisestamist. Ja täie vaatega me näeme siis, kui te olete taotluse esitanud, et praegu ongi just, et me näeme seda, et inimesed töötavad taotlusega ja püüavad sisestada, mis on suurepärane. Aga kas see järjestus pannakse ju paika ikkagi nii-öelda, kui ma olen send vajutanud? Ja just, kui te olete ära esitanud, tolle järgi läheb järjestus paika ja hakkame menetlema siis ja hoiame nõnda nimetatud teile raha. Ja, selge. Aitäh. Ma ka korra veel küsimuse juurde sellega just selle taotluse esitamisega, et enne isegi peeti kummaliseks, et kuidas teil üldse niisugust üldkoosoleku otsust olla saab, et siis tegelikult on 50 sisestajat. Et see on ikkagi kirjalikult, aga jah, see siis tähendab seda, et see venitab ikkagi, võib seda menetlust päris venitada selle jah-sõna saamiseks, et kui mõni on ikkagi, ma võin teile A4 lehe ju ainult, et hinnapakkumisi alles võtame näiteks, kõik kardavad rahast ilma jääda, et see võib siuke paha olukord tekkida, on ju. Jah, palume seda mitte tekitada, aga ei saa ka midagi öelda, kui taotlejad tegelikult vaatavad taotlusvormi ja täidavad ka muud asjad ära ja koosolekud on näiteks töös ja siis lisatakse need juurde ja võib-olla 2 nädala pärast esitatakse. Ja see Päästeameti koolitus, selle võis ju esitada alles aruande nii-öelda lõppfaasis, eks? Just. See on aruandega üks kohustus, et kui palju on palju, seda me täna selgeks ei saanud, aga ilma selle koolituse kohustuse täitmiseta me aruannet heaks kiita ei saa. Ja teile võib-olla, kui teete üldse seda, siis tuleb raha tagasi maksta. Aga miks siis üldkoosoleku otsus ei võiks olla selles lõppfaasis? Näiteks. Täpselt sama point ju. Ühistu võtab endale kohustusi, siis ta peab kuulama kõiki elanikke, see tuleb seadusest ikkagi, et see ei ole meie toetus. Kui ma teen kogu töö ära näiteks, ja ma toon hea näite, et tegelikult Päästeameti koolitust ühistule ajalises formaadis ei ole üldse lihtne saada. Et ma kardan, et tegelikult kõik ühistud ei saa seda koolitustki. Saavad ikka, meil on regioonid väga hästi kaetud ja meil on, saavad ikka selle üle ei pea muretsema. Ma julgen vastu väita muidu, aga vahet ei ole. No, minul on koolitus tellitud, aga seda aega klappima saada näiteks ei ole väga lihtne. Ja, aga kui nüüd, sellepärast ma soovitangi tegelikult sinna koolitusmeilile hakatagi vaikselt kirjutama, isegi leppida kokku neid aegasid isegi sügiseks võib-olla, et mida rohkem on ju ette teada, seda suurem tõenäosus on, et see aeg ühiselt ka leitakse, inimeste teavitus saab juba varakult tegelema hakata sellega. Ja te saate ka selle üldkoosoleku otsusest, kus te olete nõus tegelikult kõik selle generaatori ja soetamise ja muude töödega, seal võiksite ka rääkida sellest koolitusest. Et tegelikult see on nagu ka ettevalmistus, et see tuleks ka kunagi mingisugusel ajal kuni novembrini ikkagi siiski läbida. Jah. Üks küsimus, keegi juba segas, nii? Ma küsin veel sellise küsimuse, et ka üldkoosoleku otsus me võtame ennem kinnisturaamatu väljavõtte. Kuidas selle kontrollimine käib, et kas füüsilisi isikuid on 80%, kas sellest hetkeks, kui meil oli koosolek ja enne koosolekut kinnisturaamatu väljavõtte teinud olen, või seda kontrollite taotluse esitamise hetkel siis kinnisturaamatu järgi? Meie kontrollime taotluse esitamise hetkel ja võtame ise väljavõtte. Meil on, ma ei tea, kahjuks või õnneks juurdepääs. Et näiteks minul taotluses tean kindlalt näiteks, et on 85% füüsilised isikud, aga sellel hetkel näiteks, kui nüüd esitati e-kontrollite, on 83%, siis kõik on okei, kui need andmed lähevad nagu erinevusses. Ja. No meie vaatame seda sellel päeval, kui me taotluse kätte saame vastavalt. No ma lihtsalt mõtlesingi, et meil koosoleku protokollid on siuksed, kus ka kinnisturaamatu väljavõtte seal nii-öelda konteineris. Et siis, kui need sellel hetkel erinevad, et siis sellest pole midagi paha, kui see
nii-öelda kvalifitseerumisnorm täidetud on? Jah. Selge. Minul on ka üks küsimus, et küsin, et kas ma saan nüüd õigesti aru, et selle taotluse, ei ole soovitatav, aga kes esitavad taotluse enne, kui neil üldkoosoleku otsus on olemas, ikkagi kvalifitseeruvad siis toetuse saamiseks? Kuidas see küsimus et kas need, kes teevad üldkoosoleku otsuse, ütleme, see üldkoosoleku otsuse kuupäev on hilisem kui taotluse esitamise tähtaeg või kuupäev, siis kas need kvalifitseeruvad selle toetuse saamiseks või mitte? Ta peab olema tehtud ikkagi enne või samal päeval. Need, kes teevad hiljem, tegelikult ka ei kvalifitseeru. Peab ju taotlusega koos esitama selle üldkoosoleku otsuse. See oligi küsimus, et tavaliselt antakse puuduste kõrvaldamise määrus, aga kui range on see tingimus, et see üldkoosoleku otsus ei tohi olla hilisema kuupäevaga, kui taotluse esitamise tähtaeg, see oli küsimus. Aga siis ei tohi, selge. Et ei ole mõtet isegi nendele esitada, kelle pole üldkoosoleku otsust olemas. Ma arvan, et tegelikult need, kes soovivad, ikkagi saavad toetust, et ma olen täiesti veendunud. Ei, ma mõtlen seda, et soovivad, näiteks esitan täna taotlused ära, on ju, mitu ühistut, aga üldkoosoleku otsused tulevad näiteks 2 nädala pärast ja see on hilisema kuupäevaga, sest et ma olen ta hiljem ju teinud. Et konkreetne küsimus, kas sellisel juhul? Taotlusvormis on 2 punast kohta punase tärniga välja, mida tuleb täita. Tea ütles, et kui nood ei ole täidetud, siis taotlust edasi saata, esitada ei saa. Sinna pannakse kassi pilt nagu seal. Seda küll, aga tegelikult eks me siis vaatame, et palun ärge pange neid kassipilte sinna. Jah, aga elu on näidanud, et inimesed teevad seda ja see on läbi läinud neile, et sellepärast ma küsingi, et mõned on lihtsalt kavalamad ja saavad eelised, et sellisel juhul oleks ka kavalam ja teeks selle taotluse. Ei pea õigeks, aga eks meil kõigil teeme nii, nagu meil parasjagu me mõtleme teha. Aga määruses ei ole kirjas siis seda, et koosoleku otsus ei tohi olla hilisema kuupäev. Aga ma ütleks korterelamu dekonstrueerimisel on kohe, et nendel, kel on hilisem kuupäev, need on kohe väljas. Et kontrolli käigus neid ei tule aksepti peale. Seda ei ole määruses. Niisuguse lausega ei ole. Selge, aitäh. Kas tohib küsitada küsimus, kes on juba midagi ära teinud? Kas tema ei saa midagi enam taotleda? Kui te neid tegevusi olete teinud, mis hetkel siin abikõlbulikud on, siis tagantjärgi ei toeta. Aitäh vastusest. Kiire küsimus veel, et kui tänasel hetkel korteriühistu ostab ainult piltlikult nurka seisma generaatori, kas sellisel juhul on ka vaja need Päästeametiga see koolitused asjad teha, et just kui enne sain nagu aru, et võib osta karbi sisse generaatori ootama võib-olla seda vajalikku aega, aga mis selle koolituse otstarve nagu sellisel juhul on? Ükskõik, mida te sellest toetusmeetmest taotlete, igatepidi aruandluse eel on vaja läbida Päästeameti koolitus. Aitäh. Ja, igatepidi, ükskõik millist tegevust nendest 2 või 3 siis taotlete, 3. ei saa, kui esimest 2 pole või esimest tehtud, siis igatepidi on Päästeameti koolitus vajalik, sellepärast, et seal me ei räägi ainult sellest, mis generaatori mõttekus on, vaid ikkagi ka seda, et nurka seisma generaatorit pole mõtet võtta, sest kui keegi seda käima ei oska ühel hetkel panna, siis sellel ei ole pointi. Nii et selle generaatori ümber tuleb mõelda koos oma elanikega ikkagi ka kriisiplaan juurde ja see on see, mida Päästeamet tuleb siis koolitama. Küsiks, tere. Kuna see koolitus peab tehtud olema? Enne aruande esitamist, mis on 15. detsember. Aha, selge. Ja kes seda teeb, kas näiteks Elva Päästeamet saab ka teha või tuleb Tartust või Tallinnast või? Näiteks mina olen Rõngus praegu küsin. Kirjutate sellisele, seal esitluses on ka veebiaadress, meiliaadress, kuhu kirjutada
ja teile siis saadetakse koolitaja vastavalt võimalustele, et kõik komandod ise ei tee, vaid oleneb, kes kus regioonis teeb, et saatke sinna meilile oma soov ja siis lepite aja kokku ja teile leitakse ka koolitaja. Kas näiteks pühapäeval ka tuleb? Ka nädalavahetusel teeme, jah. Aha, selge, seepärast äripäeval on inimesed tööl. Just, saab ka nädalavahetusel, ei ole probleemi. Selge, aitäh. Ja ma näen, et ka chatis on küsimusi sellest, et võiks koolituse teha enne generaatorit ostu ja paigaldust, siis seda ei ole mõttekas teha, sellepärast, et meie Päästeametiga me ei hakka nõustama, mida teisel majas täpselt vaja on. Siin on vaja kõrvale pädevat elektriku, kes ütleb, nagu Erki rääkis, mis mahus on vaja või millise siis võimsusega generaatorit on vaja selleks, et teie neid vajadusi ära täita. Ehk siis Päästeamet ei oska seal teile öelda, millist generaatorit vaja on. Selle jaoks on elektriku vaja, meil ei ole elektrikuid tööl, seega kõik see, mida te enne peate tegema, siis seal on vaja ikkagi kaasata elektriku. Seega sellel koolitusel lihtsalt ei ole enne mõtet. Selge, aitäh. Ja mulle Pia Mägi viimane kommentaar tegelikult, et peaks lõpetama ja inimesed peaks dokumendid läbi lugema, sellepärast, et tõesti on palju asju, mis tegelikult määrustes RTK lehel, minu esitluses, Urve ja Tea esitluses tegelikult kirjas on, nii et kui tekib veel küsimusi, siis loomulikult kirjutage, helistage, aga töötage palun jah, materjalid tõepoolest läbi ja ma arvan, et me võiksime tänase infotunni lõppenuks lugeda. Anni, jää siis korraks veel liinile, on ju? Jah, aitäh kõigile kuulamast. Kuidas me need esitlused kätte saame? Riigi tugiteenuste keskuse lehekülje peal. Ma panen veel kord siia chati selle lehekülje aadressi. Aga aitäh info eest, igal juhul kasulik info oli kõigile meile. Aitäh osalemast. Jah, aitäh osalemast, nii et ootame taotlusi ja vastame edasi, kui vaja on. Jah. No, ma ei saa. Tahan kinni panna, aga nii. Ka mine veel välja, Urve siis. Ei, ma ei lähe, aga mul on siin. Ma tahtsin kopeerida midagi, ma panen salvestuse seisma. Jah. Urve